See on tõesti huvitav selline armastuse fenomen. Et meie oleme harjunud mõtlema niimoodi, et kas on nii või on naa. Või siis suhtedraamades ka, et kas minul on õigus või siis temal on õigus. Vaevalt, et me nii mõtleme, et ikka minul on õigus, sest meil on oma keha, oma psüühika, oma kogemus, oma elu, mis me peame elama ja siis me üritame suhestuda ja me üritame nagu ennast kaitsta. Näiteks oma väärikust, eks ju. Ja nii ongi vahel, eks ju, vahest on vaja lahku minna, distantsi hoida või siis parandada oma haavad ära, võib-olla siis uuesti üritada nagu rahulikult asi ära lahendada, võib-olla isegi ei jää kokku, näiteks ütleme suhte puhul. Aga vahet ei ole suhte puhul või üldse elus. Et kõigil on meil oma tõde, kõigil meil on omamoodi õigus, kõik me üritame siin olelusvõitluses ellu jääda, ükskõik kui tugev meil see armastus, omakuse püüdmatus ja alandikkus ja ükskõik kui kõrged või madalad et inimlikud omadused meil on, eks ju. Aga jutu point on selles, et põhimõte on selles, et me peame tegema kompromisse. Isegi kompromiss ju paistab selline halb asi selles mõttes, et siis ma ei saa ju seda, mis ma tahan. Või ütleme, et ta ei ütle, lõpuks ei pane käed taeva poole, ei ütle, et Arne Lauri, sul on õigus, minul oli vale, ma andan sulle, eks ju. Aga võib-olla variant on hoopis selline, et me mõlemil on natuke vale ja natuke õigus ka, eks ju. Ja siis me selle kompromissi pealt, kui me tahame edasi minna, siis me peame tegema järeldused ja ongi nii, et ma ei saagi 100% seda, mis sina tahad, sina see 100% seda, mis mina tahan ja lõpuks võidab armastus, mitte see, et kellel on õigus. Eks öeldakse, et armastus on tõest kõrgem. Üldiselt. Seda tuleb vaadata hästi detailselt, iga lugu eraldi ja igat situatsiooni, aga see üldprintsiip on selline, et siin materiaalses maailmas ei lähe ka ju, oma peas on sul valmis ju, kuidas tahaks, et sa elada, aga näed, ei lähe nii, elu ei anna sulle päris nii. Kas on rahalises mõttes, kehalises mõttes, suhete mõttes, töö mõttes, huvitav, et ta ei anna, et miks ta ei anna, et kui on Jumal, kes on hästi hea ja tahab sellist armastuse kuningriiki kõikjal, eks ju, siis tulebki see vastus on siis see, et meil on valikuvabadus ka eksida, valikuvabadus ka õppida, valikuvabadus ka olla mingi aeg oma ego või teiste süüdistamise või enda õigustamise või justkui oma väärikuse kaitsmise rajal, aga pahatihti enda puhul vaatad ka, et oleks pidanud tegema kompromisse, et see oleks lõpptulemuses olnud parem kui see, et kõik lööd ukse kinni, mina arvan nii ja lähed edasi.